millega inimene peab arvestama, kui ta otsustab, et okei, ma olen piilunud sinna akadeemia lehele, osteopaat.ee, võtan lahti, vaatan, et okei, ma tahaks vastuvõtule tulla, et siis millega ta arvestama peab umbes enam-vähem kogemuslikult? On teil mingi parameetrid see mõttes ette anda öelda, et see ei ole ju imeravi, ma tulen istunud siia lauale ja ükskord tehtud, aitäh, et tulid ja tšau, pakaa, mine aga valuta. vahel võib nii olla. Tead, see vahel võib päriselt olla ka keeruliste asjadega. Kui inimene tahab sellest lahti saada, et on nii avatud ja nii lahti. Ükskord ja nägemist. Aga ütleme klassika 3-5 korda. Ja vahed on siuksed 2 nädalat kuni 6 aega. Miks järjest teha ja kütte ei tohi? Sellepärast, et kui annad kehale impulsi terveneda, siis ta vajab aega. Järjest on ülekoormus. Ja no, meil liiguvad ka sellised inimesed, et esmaspäev käis Jumehoos, teisipäeval käis nõelu panemas, kolmapäev käib osteopaadi juures, siis ta läheb psühhoterapeudi juurde. Iga nädalapäeval erinevad. Neid ei ole võimalik aidata, sest nad ei anna kehale mitte mingisugust reageerimisaega. Eks tegelikult teevad endale karuteene, mõne mõttes hoides siis samad seisu või? Päris kindlalt sellepärast, et kui keha saab erinevaid impulsse, kuhu ja kuidas liikuda, siis tegelikult jookseb kokku. Aga see on inimeste õigus. Valida tegevus endale. Vahel on nii olnud, et kui ma osteopaadina kuulen seda, kus ta 3 päeva tagasi käis ja kus ta edasi läheb, siis ma tõstan ka käed üles, et oota, tule siis, kui sul need kuurid on läbi. Päriselt ka. Ei ole mõtet minu aega raisata ega tema raha ega energiat raisata. See ei tööta.